Kristina, nii vahva on sinuga teha koos nii olulist koolitust, mis siis räägib tulemuslikest ja konfliktivabadest suhtlusstrateegiatest. Ja kõik osalejad, kes tulevad, saavad sellise ägeda manuaali, praktilise töövihiku. Aitäh sulle, et sa täpsustasid endaga kaasa. Absoluutselt. Ja mis see oluline on, sellepärast, et siin on tegelikult täisstruktuur sellest, kuidas seda turvalist suhtlusprotsessi hoida, kõikidest nendest erinevatest dialoogivariantidest. Osasid võib-olla on vaja korra ainult teha, et iseendast aru saada, aga suure reaalsusega on siin ikka terve ports selliseid dialooge, mis vajavad siis korduvat tegemist ja eesmärk ei ole, et sa pähe õpiks. Tead, mul on sulle üks küsimus. Kristina, mis on rääkimise ja rääkimise vahe? Et kui palju ma olen kuulnud, aga ma olen ju rääkinud oma inimestega. Rääkimise vahe on see, et kui sina räägid ja mina seda tagasi ei peegelda, siis ma tegelikult kuulan oma mõtteid ja oma argumente ja siis sina räägid monoloogi. Sa räägid iseendale ja see minusse ei jõua. Teine variant on see, et me ei pea päev otsa niimoodi rääkima, aga kui me tahame olulistest asjadest rääkida, mis siis kohale peaks jõudma siis teisele poolele, siis võiks võtta need dialoogid ja see dialoogi stiilis rääkimine on see, kus mõlemad pooled saavad olukorrast ühtemoodi aru. Aga sa kuulsid sind õigesti, et oluline on just see pärast, et tuleb kaasa struktureeritud dialoogi metoodika, mis siis aitab inimesel tunda ennast kuuldud ja nähtud. Ometi veel üks küsimus. Vaata, me tuleme ka konfliktidesse niimoodi, et kukun pommitama. Et kuule, see dialoog on nii mehaaniline. Miks ma sellist asja pean tegema? Lihtsalt räägin. Mul ei ole vaja mingit mehaanilist dialoogi. Kas need lihtsalt rääkimised on andnud neid tulemusi, mida sa tahad? Ja kahjuks mitte alati. Just. Siis on võib-olla tark kasutada midagi sellist, mida on inimesed juba pikkade aastate vältel välja töötanud ja toimivaks hinnanud. Ehk siis võtta mingi tööriist. Me võime ju tegelikult kruvikeerajaga proovida ka naela seina sisse lüüa. See on ka seesama rääkimine. Et midagi võib-olla saab tehtud, kas ta nii hästi saab tehtud ja võib-olla ei saa üldse tehtud. Aga kui ikkagi spetsialistid on kuskil öelnud, et see metoodika töötab ja seda väga maailma tasemel hinnatakse, rahvusvaheliselt erinevates riikides hinnatakse, siis on ju sinu valik ja vastutus, mida sa tahad teha. Kas sa tahad kasutada tööriista, mis aitab päriselt lahendada tulemused ja ma pean siin lahenduste all seda silmas, et ettevõttes on kollektiiv, kus töötajad tahavad panustada selle ettevõtte arengusse. See tähendab seda, et nad on ära kuulatud. Kui nad on rääkinud, siis on keegi ka kuulnud. Nii et see ärakuulamine on nii tohutult oluline, kui inimene saab selle kogemuse, et ta on kuuldud ja nähtud, tema mõtetega on arvestatud või need on ka tagasi peegeldatud, tunneb inimene ennast oluliselt väärtuslikumana. Et me just vajame tagasi peegeldust, mitte tõlgendust. Tõlgendus on see, et mina panen nagu oma mõtetesse selle, mis sa ütlesid ja see on juba mitte sinu mõte, vaid see on juba siis miksitult minu mõte. Aga et selleks, et sina tunneks ennast ära kuulatuna, sul ei ole vaja minu tõlgendusi. Sul ei ole vaja seda, kuidas minu sõnaraamatusse ühildub mingite asjadega. Sinul on vaja tegelikult aru saada, et mina kasutasin täpselt neid samu sõnu, mida sina, sest see on sinu sõnavara austamine. Ja, no just, et vaata nii kaunis, et sa nii ütled, sest jällegi on ju kuulda, et mis ma siin olen papagoi, et kui palju selliseid huvitavaid vastulauseid, et miks ma ei saa inimest päriselt ära kuulata, et ma olen justkui papagoi, oled sa varem sellist asja kuulnud? Ja arvatakse, et rääkimine, tõeline rääkimine käib ikkagi siis, kui meil on omavaheline dialoog, mitte tagasipeegeldus, et dialoog ei tähenda tagasipeegeldust ja et siis ainult saab asju ajada. Aga seal ongi see, et kui me näiteks räägime, oletame, et me käisime suga eile kuskil mingil ühisägedal üritusel ja me nüüd jagame seda, siis seal ongi niimoodi äge rääkida sinu mõtted ja minu mõtted, aga kui meil on vaja rääkida asjadest, kus meil selline väike pinge või stress sisse tuleb, siis nende asjade puhul meie aju enam ei toimu selles vabas flows ja selles vabas mõnusas rääkimises, vaid seal on ikkagi oluline struktuur, et meie emotsioonid, me oleme ju inimesed ja meil on emotsioonid, et need ei võtaks võimust, et need saaks tasakaalukalt hoitud ja ei tekiks seda hinnangulisust teiste osas
ja siis ainult jõuab see tegelikult kohale, kui me aeglustame need emotsioonid maha. Milleks see struktuur siis ongi? No just, ja et täpselt sa tõidki nii hea asja välja nagu aeglustamine, et see rahustab, see võtab tempo maha, see aeglustab igas võtmes, aju rahustab maha, et ei lähe selle tunnete ja mõtete virvarriga kaasa, sellepärast et kui sa kuulad, siis sellel ajal sa ju ei räägi, vaid et sa püüad olla nüüd ja praegu siin ja kuulata ja olla ka teadlik sellest, et sul tekivad küll omad lood peas, aga sa oskad nad teadlikult kõrvale panna, sest sinu fookus on praegu kuulata, mida teine osapool jagab, sellepärast et see on sulle oluline. Ja see on muide päris keeruline oskus, mis nõuab treenimist, et sellesse saada heaks. Ehk kuna see ei sünni meile sellise emapiima või loomuliku intelligentsiga kaasa, vaid nõuabki treenimist, võib-olla ka nii, nagu sinu professionaalsus, mis sa ametialaselt kasutad, on nõudnud nagu treenimist, siis esialgu asjad, kus meil on selline uus olukord, me tunnemegi ebamugavust seal ja me tahame ikkagi ebamugavusest eemalduda. Ja see on selline hea põhjus, miks öelda, et ma ei hakka seda rohkem kasutama, mul on ebamugav. Aga kellel on konfliktideks aega? Minu arust just konflikti kestvus, see, kui palju see õõnestab ja kui sügavale see läheb, nõuab kordades rohkem aega, kui võtta tõesti see pool tundi kolleegiga rääkimiseks. Just, et olen sinuga hästi nõus. Ja pigem ennetada ja võtta need hetked, tunda kas või seda ebamugavust ja miks mitte ka väljendadagi, et mul on ka praegu väga raske sind kuulata selles olukorras. Ma täitsa kujutan ette, et see keeruline oli selles olukorras, kus sa oled olnud. Et võttagi see julgus, et näidata ka seda empaatiat välja, et kuidas ma kujutasin ette, et sa võisid ennast tunda, et kas see oli nii. Et õppida ära need sammud oluliselt rahustab selle konflikti maha. Et korra panna näiteks enda vajadused kõrvale ja kuulata teise vajadusi, et saada siis aeg ja ruum, et enda vajadusi väljendada. Just dialoogi eesmärk on ju see, et mõlemad saavad võrdselt sõnaõigust, mitte nii, et üks on ära lämmatatud on ju, ja teine lämmatab. Ja võib-olla siit on veel hea tuua kohe see point, kuidas üldse see konflikti lahendamine käib on ju, sisemiselt. Ehk ühed on ju need, kes tahavad intensiivselt, kiiresti ja kohe lahendada. Ja teised sisemuses tõmbavad aga vaikselt tagasi, nii-öelda külmuvad sisemises ja loodavad, et konflikt laheneb iseenesest. Lükkaks seda parem edasi, tahab läbi mõelda, mis toimus, mis ma ütlen. Ja siin on väga-väga oluline aru saada, et meie need stressireaktsioonid on erinevad töökollektiivis. Ja kui me ei saa seal keskel kokku, siis ei saagi räägitud. Et kui näiteks 2 tiigrit, sina oled stressikäitumiselt tiiger, mina olen tiiger, saame kokku ja lahmime, siis see on nagu selline Itaalia suhtlus, et mõlemad räägivad üksteisest üle ja kumbagi ei kuula. Ja kuidas siis muidu sinna keskele kokku saada, kui mitte siis aeglustada sellega, on ju, ja kui siis 2 sellist kilpkonna stressireaktsiooni, nendega on nad on head rahulikud töötajad, nad ei tekita probleeme, nad on niisugused vaiksed, neil läheb aega, kui nad midagi ütlevad, aga loodame, et nad ninja kilpkonnaks ei saa, seepärast, et siis nad ütlevad väga palju. Ehk nad rahulikus tempos tahavad läbi mõelda ja pigem ei tulegi vestlusesse. Aga tegelikult neil on ju ka vaja öelda. Näiliselt on nad meeldivad töötajad, sest nad ei tekita kunagi probleeme. Aga see ei tähenda, et inimese sees ei ole probleeme. Ja kui inimese sees on probleemid, siis ta ühel hetkel läheb ettevõttest ka ära. Et vaguratest inimestest ei maksa mõelda, et nad on elu lõpuni meil tasakaalukad ja jäävadki sinna. Ja kui ei oleks siis selliseid häid dialooge, mis seda struktuuri hoiavad ja mõlemal võrdselt rääkida lasevad. Ehk mina räägin oma loo mingite teatud küsimuste ja lause alguste abil ära, sina peegeldad ja siis saad sina selle sama asja. See on ainukene viis, kuidas ma mõistan, et sa ei ole minu vastu töötanud. Meil on ju tunne, et kolleeg on kiuslik minuga, kui on konflikt õhus on ju. Ja siis ma saan aru, et ta on ka inimene. 2 inimest proovisid asja lahendada, lihtsalt läks nagu alati. Aga kui meil ei ole neid oskuseid, kuidas seda struktuuri nagu hoida, siis ma arvan, et paljud konfliktid jäävadki ikkagi kuskil sees hõõguma. Nii et see sama koolitus annabki sellised head teoreetilised ja praktilised teadmised
just selles, et kuidas nüüd siin ja praegu ise jagada ja kuidas kuulda ja osata päriselt kuulata seda, mida teine osapool räägib. Ja vaata, tihtipeale öeldakse ka, et tegelikult ju hinnangulisus on olemas, aga need on need mõtted minu peas, kus ma võin ju arvata küll teemade kohta midagi, aga ma ei pea seda ju kõike nii-öelda siit välja purskama, vaid et mõeldagi, et mina võin ühtepidi mõelda ja teine võib teistpidi mõelda. Ehk et ma saan ka küsida täpsustavaid küsimusi, et mis paneb sind niimoodi mõtlema sellel teemal, et oleks väga huvitav kuulata. Kui küsida sellise ühe kokkuvõtliku lausega, et mida see imagoteooria, mida me siis kasutame nii paarides kui ettevõtetes, ütleme vanemate, lapse ja vanema vahel ka, ehk siis suhtluses, lähisuhetes on ju, mida see teooria minu elus andnud on või muutunud on, siis tolerants ja aktsepteerimine, et teisel inimesel on oma lugu ja omad mõtted. Ja kui sa muutud huvitatuks ehk minna nagu kuulama, mis oli see sinu põhjus, on ju, miks sa mõtlesid või tegid nii, siis see aitab hästi ruttu maha rahuneda. Enne, kui mul seda teadlikkust ei ole, siis ma ikkagi rutin oma peas nagu ikkagi edasi, on ju. Ja ütleme nii, et toome näiteks selle sama näite, et kui mina ukse taga ootan ja sina lased aja üle, kui me sellest ei räägi, ja järgmine kord või ülejärgmine kord on sama asi, siis ma olen juba endale sinna hea kütte sinna ahju pannud ja nüüd minu aju ei peatu enam ja nüüd ma olen nagu solvunud sinu kolleegi peale ja mõtlen, et mida hekki. Samal ajal ma ei ole isegi teada andnud, mis on minu vajadused, on ju. Ma lihtsalt kütan ennast. Ehk siis ma saan kuulda ainult sinu lugu siis, kui ma võtan ja lähen sinuga sellesse dialoogi ja tunnen huvi. Et aita mul aru saada. Just, et jälle see jagamine, päriselt ära kuulamine, mitte kommenteerimine, kritiseerimine, süüdistamine, vaid tõesti tahe aru saada. Ma mõtlesin, et mis mulle endale nendest dialoogidest võib-olla kõige rohkem on meeldinud. See on nüüd selles mõttes puhas minu isiklik kogemus, aga see hooliva käitumise dialoog, kus ma teen selle nimekirja asjadest, mis on need asjad, mis siis panevad mind ennast väärtuslikuna töökeskkonnas tundma, mida mu kolleegid siis kas ütlevad või teevad või kuidas see siis kõlab. Sellepärast, et teine inimene ei ole selgeltnägija, ta ei suuda iial välja mõelda ja ta kipub mind väärtustama selle sama asja põhjalt, mis on see tema väärtushinnang. Kui temal on näiteks need tunnustavad sõnad, siis ta tuleb, ütleb mulle ka hästi tehtud ja läheb ära, aga kui minu jaoks on võib-olla kvaliteetaeg, siis ma oleks oodanud ühte premeerivat õhtusööki personaalselt ülemuse saatel, kus ta mind õhtu otsa kiidab ainult ja ma oleksin tundnud ennast rohkem väärtustatuna. Minu ülesanne on iseendast aru saada, mis mulle rahulolu loob ja seda kolleegidele teada anda. Et kui me räägime sellest nullnegatiivsuse ühest printsiibist, mis siin on, siis siin ju ka öeldakse, et mine nagu positiivseks, on ju. Ja eriti, kui sa tead, mida sinu kolleeg väärtustab, sul on ju palju lihtsam teda selle abil nagu tunnustada, kiita, et see kõik on üks selline hea lumepall, et kui mina annan teada, mis mulle meeldib, siis sina tead mind sellega üles tõsta. Kui ma teada ei anna, siis ma tunnen, et sa ei väärtusta mind. Siis hakkan ma muutuma oma peas hinnanguliseks, et sa ei väärtusta mind. Kuigi sina oled väärtustanud võib-olla oma viiside läbi. Just, et ise arvan, et nii on ju väärtustatud, aga ma tahan, et mind nii väärtustatakse, siis ma väärtustan ka teisi, aga see läheb hoopiski nii-öelda mööda ja tulebki nii-öelda siis üksteisest mööda rääkimine, üksteise mitte mõistmine ja tulevadki need konflikti nii-öelda alged, kus siis mingil hetkel läheb olukord võib-olla päris keeruliseks.